Tänapäeva kiire ja infomüra täis maailmas on lihtne jääda kinni hetkedesse. Sotsiaalmeedia voog, ootamatud uudised ja igapäevased mured kipuvad juhtima meie tähelepanu just siia, praegusesse hetke. Samas on tõeliselt tähendusrikas elu seotud oskusega näha suuremat pilti, mõelda pikalt ette ja tegutseda selle nimel juba täna. Pikalt ettemõtlemine tähendab teadlikku suuna valimist oma elus. See on julgus küsida endalt sügavamaid küsimusi. Millist elu ma tahan elada 5 või 10 aasta pärast? Milliseid väärtusi tahan kehastada? Millist mõju soovin avaldada maailmale, oma perele või kogukonnale? Kui meil on selge siht, muutuvad ka igapäevased otsused lihtsamaks. Pikalt ettemõtlemine annab su tegutsemisele fookuse. See ei tähenda, et kõik peaks olema planeeritud või kontrollitud. Pigem tähendab see, et sul on sisemine kompass, mis aitab sul ka tormise ilmaga kursil püsida. Tegutsemine täna on aga vastus küsimusele, mida ma saan praegu ära teha, et liikuda lähemale oma tulevikule. Väikesed sammud, mis tunduvad täna ehk tühised, loovad aja jooksul suure muutuse. See võib olla hommikune jalutuskäik tervise nimel, üks aus vestlus suhte tugevdamiseks või 15 minutit pühendatud unistuste arendamisele. Sageli lükkame olulisi asju edasi, oodates paremat hetke. Rohkem aega, rohkem raha, rohkem julgust, kuid tegelikkuses pole ideaalset aega kunagi olemas. On ainult praegune hetk, millel on potentsiaal kujundada meie tulevikku. Oluline on mõista, et pikaajalised eesmärgid ei nõua suuri kangelastegusid, vaid järjepidevust ja kohalolu. Iga päev on uus võimalus teha väikeseid, teadlikke samme soovitud tuleviku suunas. Just need sammud, isegi kui need tunduvad mõttetud või aeglased, ehitavad usaldust iseenda vastu. Planeeri pikalt ette, tegutse aga täna pole ainult isikliku arengu juhtmõte. See kehtib ka suhetes, ettevõtluses, hariduses, kogukondlikus elus. Kui igaüks meist näeb oma elu kui osa suuremast loost ja usub, et tänased valikud loovad homse maailma, muutub ka meie tegutsemine hoolivamaks ja vastutustundlikumaks. Lõppude lõpuks on küsimus ju selles, kas julgeme olla oma tuleviku arhitektid. Kas julgeme usaldada, et väikesed sammud loovad suuri muutusi? Et elu väärtus ei peitu ainult lõpptulemuses, vaid ka teekonnas sinna. Seega, kujutle, mida sa soovid luua. Hoia seda pilti oma südames ja tee täna esimene samm selle poole. Homme teine ja ülehomme 3. Aitäh ja peatse kuulmiseni!